Putin käivitas tuumaohu koos Valgevenega pärast seda, kui Trump võttis taas sihikule Venemaa, Hiina, Iraani ja Kuuba poolt moodustatud rivaalteljele. Sellel reedel, 22. mail 2026 pani Moskva väed, raketid, allveelaevad ja tuumakäsu väljaõppesse, et saata läänele sõnum. Kuid see samm näitab rohkem survet kui enesekindlust. Trump survestas Iraani uraani pärast, tõi Kuuba Kariibi piirkonnas fookusesse, karmistas Hormuzi šantaaži suhtes ja näitas, et Ameerika Ühendriigid ei käsitle seda plokki eraldiseisvate kriisidena. Just Seal kasutab Putin kõige ohtlikumat keelt, tuumaähvardust, püüdes hirmutada valitsusi, peatada otsuseid ja kaitsta liitlasi, kes on hakanud tundma Ameerika jõu naasmise survet. Aga nüüd on küsimus teine. Kas Putin ähvardab sellepärast, et ta kontrollib mängu või sellepärast, et ta mõistis, et Trump on lõpuks sihtinud rivaali telje südant? Ja miks Moskva tõstis tooni just praegu? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Operatsioonis osalesid Vene ja Valgevene väed maal, merel ja õhus. Associated Pressi andmetel osales 64 000 sõjaväelast, üle 200 raketilaskeseadme, 140 lennukit, 73 sõjalaeva ja 13 allveelaeva, sealhulgas 8 mandritevaheliste ballistiliste rakettidega allveelaeva. Treeningul testiti selliseid süsteeme nagu IARS, Tsineva, Tsirkon, Kinjal ja Iskander. Tegelikult pani Putin tuumamasina näitusele, et näidata, et Venemaa tahab endiselt, et teda koheldaks suurvõimuna, kes suudab maailma hirmu abil peatada. Putin ütles, et tuumarelvad on viimane abinõu, kuid märkis ka, et ülemaailmne pingeline olukord nõuab Venemaa tuumatriaadi pidevat valmisolekut. Aleksandr Lukašenka kordas sama tooni, öeldes, et Valgevene ei ohusta kedagi, kuid tal on tuumarelvad ja ta on valmis oma territooriumi kaitsma. See avaldus ei tulnud tühja koha pealt. See tuli välja ajal, kui Moskva püüab hoida oma mõju Valgevene üle, survestada Ukrainat, hirmutada NATOt ning näidata end kasuliku partnerina Hiinale, Iraanile ja teistele valitsustele, kes loodavad Ameerika Ühendriikide nõrgenemisele. Trump ei paista selles kriisis olevat nurka surutud. Ameerika president kasutas taas otsest survet, kalkuleeritud ebakindlust ja strateegilist kohalolekut, et rivaaltelg ärevile ajada. Ta sihib Iraani tuumaprogrammi tõttu, vaatab Kuubat kui kommunistliku osa Kariibi mere piirkonnas ning käsitleb Putini ja Xi Jinpingi lähenemist kui osa samast blokist, mis püüab Washingtonile väljakutset esitada. Just Seal tõstab Putin tuumatooni, mitte sellepärast, et Trump oleks paanikas, vaid kuna Venemaa mõistis, et Valge Maja on hakanud taas survestama seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. Iraan on selle surve üks keskseid osi. Trump kinnitas 21. mail 2026, et Ameerika Ühendriigid võtavad Iraani režiimilt tagasi kõrgelt rikastatud uraani ja takistavad Teheranil hoida materjali, mis võiks toita tuumaohtu. Reuters teatas, et Ameerika valitsus nõuab Iraanilt selle varu üleandmist, samal ajal kui Iraani allikad viitavad Teherani juhtkonna vastupanule. Marco Rubio karmistas samuti sõnumid Hormuzi väina kohta. Välisminister kinnitas, et iga Iraani kehtestatud tasusüsteem laevade läbipääsuks muudaks diplomaatilise kokkuleppe Teheraniga võimatuks. Iraani ettepanek luua amet, mis kontrolliks marsruuti ja kehtestaks tasusid, käsitleti kui ülemaailmset ja ebaseaduslikku ohtu. Kuuba satub sellesse pilti, sest asub Ameerika tagahoovi kõige tundlikumas punktis. Trump eitas, et lennukikandjate kohaloleku eesmärk saare lähedal oleks Kuuba režiimi hirmutamine ning ütles, et kavatsus on aidata Kuuba rahvast humanitaarsel alusel. Kuid selle liikumise sümboolset jõudu on võimatu eirata. Kui Washington paigutab mereväeüksused Kariibidele ja Marco Rubio ütleb, et võimalus Kuubaga läbiräägitud lahenduseks on väike, saab kommunistlik režiim selge hoiatuse. Saar ei saa olema vaba tsoon Moskva, Pekingi ega Teherani mõjule. Vladimir Putin tõstab panuseid, sest nägi, kuidas Trump survestab Iraani, isoleerib diplomaatiliselt Kuubat, räägib rahvuslikust julgeolekust Kariibidel ja asetab Ameerika Ühendriigid taas ülemaailmse surve keskmesse. Kes peab korraldama hiiglasliku tuumaõppuse, et sõnumit saata, on Moskva.
kes sunnib vastast end paljastama, on Washington. Lähendust Vladimir Putini ja Xi Jinpingi vahel tuleb samuti vaadata ilma naiivsuseta. Kui autoritaarsed juhid lavastavad ühtsust, ei näita nad ainult jõudu, vaid püüavad ka oma haavatavust kompenseerida. Venemaa vajab Hiinat, et majanduslikult ja diplomaatiliselt hingata. Hiina kasutab Venemaad odaotsana lääne vastu. Iraan püüab ellu jääda tuumaohu, droonide, rakettide ja liikumisteede kontrolli keskel. Kuuba otsib välist abi, sest tema kommunistlik mudel on rahva puudusesse viinud. Trump sai aru, et need probleemid ei ole eraldiseisvad, vaid on sama mängulaua osad. Valge Maja hakkas samuti käsitlema droone ja rünnakuid võimustruktuuride vastu kui reaalset ohtu. Trump rääkis turvameetmete tugevdamisest, paksust klaasist, kaitstud seintest ja droonide vastasest struktuurist. Trump räägib riigikaitsest ajal, mil rivaalitsevad režiimid kasutavad lihtsaid tehnoloogiaid, et tekitada tohutut poliitilist mõju. Asjalooline fakt, mis aitab seda hetke mõista, on 1983. aasta õppus Able Archer. 1983. Külma sõja ajal viis NATO läbi tuumakäsuõppuse ja Nõukogude Liit tõlgendas osa liikumistest kui võimalikku ettevalmistust reaalseks rünnakuks. Ameerika ametlikud dokumendid näitavad, et see episood suurendas pinget ja paljastas, kuidas sõjaväeõppused võivad muutuda surve, hirmu ja strateegilise arvestuse vahendiks. Erinevus on nüüd selles, et Putin kasutab seda tüüpi demonstratsioone avalikult kaamerate, numbrite ja avalike sõnumitega, et proovida takistada lääne otsuseid. Võrdlus Põhja-Koreaga näitab samuti Trumpi meetodit. 2017 aastal tõstis Kim Jong-un tuumaohu taset ja pani ameeriklaste piirid proovile. Trump vastas karmide sõnade, sanktsioonide ja maksimaalse survega. Seejärel avas ta tee otsesele diplomaatiale. Tema kriitikud nimetasid seda hullumeelsuseks, kuid sellest sai jõu ja läbirääkimiste kombinatsioon. Sama loogika ilmneb nüüd Iraani, Venemaa ja Kuuba puhul. Teised riigid on juba mõistnud, et nõrkus kutsub esile agressiooni. Iisrael ei oota rahvusvahelistelt organisatsioonidelt moraalset heakskiitu, kui ta näeb eksistentsiaalset ohtu oma piiride lähedal. Poola ja Balti riigid tõstavad valvsust, kui märkavad Venemaa liikumisi. Pärsia lahe riigid reageerivad murega, kui Teheran püüab Hormusi kontrollida. Igal piirkonnal on oma haav, kuid loogika on sarnane. Kui režiim testib piire, peab keegi näitama, et hind on tõusnud. Trump rakendab seda ülemaailmselt, sidudes Kariibi piirkonna, Lähis-Ida, Euroopa ja Indo-Vaikse ookeani sama surveloogika alla. Nüüd on vahetu tagajärg närvide mäng. Putin püüab hoida tuumaohu teemat uudistes, et hirmutada Euroopa valitsusi ja survestada läbirääkimisi Ukraina teemal. See on märk sellest, et Moskva tundis Valge Maja survet, mis on taas kogu blokile keskendunud, ilma Kuuba kommunismi või Iraani väljapressimist eristamata. Hiina laienemine ja Venemaa hirmutustaktika. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla Milson Alvese kogukonnas veelgi aktiivsemalt kaasa lüüa.